Võrumaa üheks suurimaks tööandjaks olev Võru tarbijate ühistu sõlmis esmaspäeval koostööleppe Töötukassaga, kellega koostöös loodetakse leida rohtu tööturgu üha rohkem painavale tööjõupuudusele. No tegelikult see koostööleping oli justkui selline faktiline kinnitamine sellele, mida me praktikas juba ammu koostöös Töötukassaga teeme, et erinevad teenused, mida Töötukassa pakub, siis erinevatele tööandjatele on kõik Võru tarbijate ühistus leidnud rakendamist. Tarbijate ühistu on Võru Töötukassale väga heaks koostööpartneriks. Ma ei saa öelda, et ta oleks nagu suurimaks kliendiks, aga tema näol on kindlasti tegemist ettevõtjaga, kes siis kasutab erinevaid Töötukassa teenuseid. Olgu see siis noortele suunatud minu esimene töökoht, palgatoetus, erinevad töövahendusprojektid ja nii edasi. Vakantsete töökohtade täitmine kaubanduses muutub üha keerulisemaks. Ligi 300 inimesele tööd andev Võru tarbijate ühistu otsib praegu 5 töötajat ning kõige suuremad raskused on viimasel ajal kokkade leidmisega. Kui lihtne või keeruline on praegu kaubandusse töötajaid leida? No peaks ütlema, et pigem keeruline, aga me oleme nii oma majasiseselt kui ka koostöös siis erinevate partneritega, sealhulgas ka Töötukassaga, välja töötanud ikkagi väljaõppe ja sisekoolituste süsteemi, millega siis uued, ka need, kellel võib-olla oskused ja teadmised jaekaubanduses puuduvad, saavad välja õppida. Kas Võrumaal on piisavalt tööjõudu, keda siis kaubandusettevõtetele pakkuda? Täna kahjuks peab ütlema, et võiks rohkem olla. Et nii nagu ettevõtte juht ütles ka, et nad pidevalt otsivad, et kõige suurem mure on siis selliste ääremaadega, et väikesed maapiirkonnad oma poodidesse personali leidmisega on täna väga suures hädas. Võiks rohkem olla, tulge Võrumaal elama. Põhjusi, miks inimesi töökohtadele ei jätku, on mitmeid. Teiste seas toodi aga esile ühistransport, millega maakonna kaugematest servadest ei pääse õigeks ajaks Võrru tööle ega ka hilja õhtul tagasi maale. Põhjusi on kindlasti erinevaid. Jah, transport, ütleme maainimeste mõistes, kes sooviksid linnas tööl käia, võib olla üks takistav asjaolu. Aga siin teinekord puudub ka lihtsalt tahe tööd teha või leitakse soodsamaid võimalusi, piltlikult öeldes tehakse õhtusöök endal oma peenra vahel, et neid näiteid on erinevaid.